No reeglina me suvel vastikuid loomapinamisjuhtumeid näidata ei taha. Ilm on ilus ja milleks meie kõigi tuju rikkuda. Teinekord on aga mõned lood nii vastikud, et sellest ei saa üle ega ümber. See on 6-aastane Claudia. Arvatavasti te ei usu, aga tegemist on puhast verd saksa lambakoeraga. Kondipukett kaalub praegu kõigest 19 kilogrammi. Claudia elas Pärnu linnas Turu tänaval Marge Arumäe majapidamises. Just sealt kohaliku varjupaiga töötajad õnnetu koerakese koos oma 2 kutsikaga leidsidki. Vihje peale kohale rutanud varjupaiga töötajatel avanes jäle vaatepilt. Turu tänav 2A hoovis hõljus vänge roiskuva lihalehk. Kurnatud Claudia lamas jõuetult aianurgas oma kuudi ees. Marge Arumäe hoolealune sõna otseses mõttes lausa mädanes erusast peast. Kiiresti kutsuti kohale veterinaar- ja toiduameti tegelased. See koer oli täiesti loid, ta ei liigutanud, ta oli külili maas. Kui me edasi vaatasime, siis üks kutsikas oli seal surnud, teine vaevalt veel ingas. See teine väike kutsikas oli alajahtunud täiesti, tal olid juba need vaglad olid ninas ja suus ja ebakoer oli samuti täiesti veetustunud. See veekaus, mis tal seal ees oli, see oli täiesti tühi. Tema külg oli kaetud sellise pulstunud karvaga, haises. Need vaglad olid seal juba ikka augud sisse närinud täiesti. See pilt on täiesti kohutav, mul on ka pildid täiesti on olemas. Silm kinni vajub, ka siis kui ei olegi und. Claudia koos oma veel elus oleva kutsikaga toimetati kiiresti tohtri juurde, sest ta elu oli suures ohus. Loom oli kurtunud, see tähendab, et ta oli väga tugevas alatoitumuses, ta lihased olid kõhetunud, tal oli ligi 1/3 nahapinna ulatuses naha süvapöaderma, mis on tekkinud nüüd suure tõenäosusega nii kirpudest kui vakladest. Nii et tagumise reie piirkonnas nahk oli täiesti matsereerunud, nahaalused lihaskoed olid vakladega tabandunud. No seis oli nagu väga troostitu. Kas te olete oma praktika jooksul varem sellist koera näinud üldse? No me oleme siin nagu igasuguseid loomi näinud, et asjad tihtipeale enam ei üllata, aga nüüd see nahapõletiku ulatus, seda ma sellisel kujul tõesti varem näinud ei ole. Aeg-ajalt näib, et armastus surmaga käe kõrval käib. On hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korraga läinud. Praegu on Claudia ühes hoiukodus. Täpset kohta ja nägusid me teile ei näita, sest Pärnu on väike koht. Marge Arumäe koos abikaasa Indrekuga olevat kättemaksuhimus ähvardanud linna kas või pahempidi pöörata, et oma koer kätte saada. Puhastasime teda vakladest, nokkisime neid ükshaaval ja pühkisime ta pealt maha 4 tundi. Karvu lõikasime ära, mis kõik olid pulstunud, läbi vettinud. Iga kääri lõike alt tuli välja jälle mingi hunnik nagu kubisevaid vaklasid. See kohutav. Me kreemitame teda 5 korda päevas, joodame, ta hakkas mul sööma peopesast, ta on täiesti nälginud, ta oli tükk aega oma hädad on tal tegemata olnud, siis peopesast hakkasin natukene söötma, aga ega ei tea, et kas me saame sellest asjast üle üldse. Praegu me nägime, et proua on kodus ja istus laua taga ja sättis midagi arvutis, et lähme küsime, mis ta ise arvab enda loomapidamistavadest. No nagu isegi näete, siis proua Marge ei taha teps mitte ust lahti teha. Täna ta on helistanud veterinaar- ja toiduametis Pärnu varjupaika. Kõik on ähvardatud kohtuga ja tont teab millega. Arumäed on heal järjel korralik pere, kelle kohta nagu midagi halba öelda ei saakski. Õpetaja haridusega Marge Arumäe on 2 last juba suureks kasvatanud ja istub praegu 3. 1,5-aastase beebiga kodus. Naine üritas hiljuti ka poliitikasse minna ja kandideeris linnavolikokku. Paraku sai Marge Arumäe ainult 11 häält ja pärnakad peavad kuidagi ilma tema näpunäideteta hakkama saama. Marge Arumäe ise aga loomapidamissüüdistusega nõus ei ole. Kaamera ees ausa selgituse andmisest Marge aga keeldub paaniliselt. Loomaomanik väidab, et pühapäeval oli koeraga kõik korras ja
esmaspäeva õhtul oli koer ära viidud, et koer oli olnud täiesti terve, ringi jooksnud ja et see pilt on tekkinud 1 päeva jooksul. Kuidas seda kommenteerida? No, mis siin kommenteerida? Me oleme kõik bioloogiat õppinud ja me teame, kui kauas need kärbsevaglad munast välja tulevad ja millal kuidas nad suureks kasvavad, et seal oli ikka mitmes arengujärgus, nii mune kui väikseid vaklu kui ka päris suuri täiskasvanud vaklu, et see ei saa olla 1 päevaga tekkinud. Aadressil Turu 4A elavad Margi Arumäe naabrid ei taha kaamerate ette tulla, aga oma aastate tagusest tülist nad siiski veidike räägivad. Claudia näinud juba siis näguripäevi, kui Margi alles Tiivitsa perekonnanime kandnud. Koera toitmisega ei priisatud ka tollal. Tülid läinud lahti aga hoopis sellepärast, et Tiivitsad ei viitsinud koera junne korjata. Kuud tasunud aga vastu naabrite aeda ja lõpmatu hais tõigi tülimajja. Lisaks olnud Claudia aga noorest peast üsna kõva klähvija. Tänaseks on Margel juba uus perenimi Arumäe ja majas ka uus peremees Indrek Arumäe, aga kombed olevat ikka vanad. Uhket autot pestakse iga päev, aga koerale süüa ei leitavat. Ka Margi Arumäe kass olevat suuremalt jaolt just naabrite kostil. Lõpuks kohtuvad ka Margi Arumäe 3 õde reporteriga, seda muidugi kaamera väliselt. Nende sõnul olevat vanem õek ja igati hoolitsev koeraomanik, kes oma lemmikut väga armastab. Toit ja vesi on loomal alati ees ning tegelikult polevat Claudia ka ketikoer, vaid silkavad vabalt mööda aeda ringi. Ühe õekese arust olevat aga selle loo tõeline ohver hoopis Marge, mitte Claudia. Esiteks viidud koer omaniku loata minema, teiseks ei antavat Claudiat talle nüüd tagasi. Ja kolmandaks ei tohtivat sellest üldse avalikult rääkida. Tegemist on ju siiski kõigest 1 peniga ja sellise loo ilmsiks tulek tekitaks perele häbitunnet ning see pole õigustatud. 2 nooremal õel kisub videomaterjali nägemine siiski silmamärjaks. Üks pilt räägib ju rohkem kui 1000 sõna. Vaatamata sellele kinnitavad nad, et on juhtunud suur eksitus ja tegemist on asjaolude kahetsusväärse kokkulangemisega. Kas on võimalik, et pererahvas ei pannud seda tähele, nagu nad praegu väidavad? No ikka on võimalik, sakslane on pikakarvaline koer, et selge see, et võib ju tõesti olla asju, et inimesed tõesti ei pane tähele. Aga see ei ole nagu mingi õigustusega vabandus, et koer oli sellises seisukorras, nagu ta oli. Iseenesest mõistetav on, et iga päev suheldakse ja tegeletakse oma koeraga ja kui seda tehakse, siis tõesti ka neid asju pannakse tähele. Et nahateemaks, kui nad ei märganud, aga see loom oli nälginud, et ta oli nii kõhna, et lõpuks ta lõpetas meil opilaual medajamaka lõikusega, et kui normaalsel koeral on siseorganite vahelrasva, on nahaalus kudedes rasva, temal ei olnud seal mitte grammigi, nii et see ei ole nagu vähese söögiga oleks, see ei ole nagu mõne tunni ega mõne päeva teema, et see oli nagu pikk teema. Et ma ei tea, mida omanik väidab või ütleb ja see mind ka ei huvita, et ma lähtun loomast ja niimoodi loomaga ei käituta. Claudia aga võitleb oma elu natukese eest. Loomasõbrad on talle toeks ja hoolitsevad nagu väikese lapse eest. Kuigi arst oli üsna optimistlik, siis avanev vaatepilt erilist lootust küll ei anna. Parasiitide poolt näritud naht ei palu ja koerakese jõuvarud on liiga napid, et püsti tõusta. Uhkest loomast on järgi vaid luu ja nahk. Väsinud silmadega jälgib Claudia ümbrust ja tundub, et ainukeseks sooviks on siit neetud maailmast vaid kiiremini minema saada. Eesti Loomakaitse Selts on teinud politseile avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks. Süüdimõistmisel võib Margi Arumäed oodata kuni aastane vanglakaristus ja ehk ka 5-aastane loomapidamiskeeld. Otsuseni läheb aga ilmselt veel aega ja seni pole kellelgi õigust midagi öelda või näpuga näidata. Võib-olla on Margi Arumäe tõesti süütu kannataja. Täiesti vabalt võisid ju pimeduse varjus Pärnut külastada näiteks tulnukad. Maandusid Arumäede krundile, panid penile torud ja voolikud külge ning imesid talt elumahlad ja rasvakihi välja. Kuidas kõik täpselt toimus, selgub loodetavasti juurdluse käigus. Seniks aga olgem sallivad ja mõistvad, sest kõik on võimalik siin päikese all. Õhtupoolik on Claudia hoiukodus aga juba veidi rõõmsam. Koerake ajab end vapralt püsti ja tuleb meile vastugi. Esialgu on tema sammud küll üsna vaevalised ja toidukausi juures peab teda suisa püsti hoidma. Lihatükid lähevad aga alla ja see on juba tõesti hea märk.
Kui toit hakkab läbi käima, siis on ehk ka elulootust. Claudia pole aga teps mitte esimene ega viimane loom, kes sellises seisus varjupaika satub. Temasuguste raviks pole aga riigi poolt raha ette nähtud ja siin saavad juba head inimesed oma abikäe ulatada. Selgitusse tuleks kirjutada Buchenwald ja see tagab, et teie annetus ka Claudia ja tema saatuse kaaslasteni jõuab. Kunagi ütles üks Saaremaa külamees mulle, et selliseid lugusid tees ma saan endale väga palju vaenlasi, samas leian ka väga palju sõpru. Tõesti, see vastab tõele. Praeguse loo järel ma saan endale Pärnust vähemalt 11 vihavaenlast. Ometigi, aeg on nii kaugel, et tuleb ka sellistest asjadest rääkida.